Hei, ja me oleme laivis, vau, me oleme kõik nähtaval. Nii et mina olen Heidi Plumberg ja mul on nii hea meel siin olla siin teiega avamas ühte väga ägedat sündmust. Ja ma annan kohe teatepulga siis Merilinile. Merilin, räägi rahvale, mis me täna teeme siin. Ja tervist ka minu poolt, et mina olen Merilin Keiser ja meil on siin suur au ja rõõm kuulutada Eesti Läänite podcast Lahkus loeb ametlikult avatuks. Mina olen üks intervjueerijatest ja tihedalt seotud selle podcastiga. Siis Heidiga koos teeme intervjuusid. Just täpselt, me oleme siin väga ilusti salvestanud juba valmis ja need on tänasest on kõikidel kuulatavad nad siis meie podcastis, nii et kõik kuulake ja soovitage sõpradele kuulamiseks, et me oleme täna tulevad välja väga ägedad episoodid ja meil on kohe ka siin kaasas on meie Eesti kuberner Ülle Juht ja Siiri Rooma, kes on samuti endine kuberner ja praegu oma asjadega ka räägib podcast episoodis, mis ta teeb. Et ma tervitan teid ka siis, et teil on ka nii hea meel, eks ole, täna? Jaa, tere tulemast, muidugi. Tere! Ja ma veel lisaks, et need intervjuud on meil plaanis teha videointervjuudena, et siis kui nüüd tulete meile külla ja räägite projektidest, siis me võtame teid pildiga ette. Just täpselt, et praegu saate juba minna kuulata, see on siis, me oleme siis täiesti kuulatavad podcastina, paneme ka lingi siia, te saate minna kohe see video alla, siit samas lehel on siis link, kus saate minna ja neid podcasti episoode kuulata ja meil on siis tõesti erinevad episood ja alustades on kohe, eks ole, Üllega episood, siis on Siiriga episood ja siis tulevad teised. Minuga on ka episood ja siis Raivo Vilbaste, siis on Mari-Liis, Brigitta kindlasti tuleb. Ja meil tulevad väga ägedad inimesed siia rääkima ja teine pluss on see ka, et kui sina ka tahad oma klubist rääkima tulla, siis võta meiega ühendust, et saad tulla ka meile. Aga ma annan siis Ülle sulle nagu sõna ka, et see on nüüd väljas, et kuidas sa tahad midagi kaasa rääkida siin selle avamise juures. Et see on nüüd väljas. Jaa, juhhei, et esmalt muidugi suur tänu vedajatele. Ja ütleme, see ideekorje ühe konkreetse koolituse raames oli ju see, kui Heidi ütles, et kuulge, et selline võimalus on, et ma pakuks, et ma oskan, ma teen seda, et see aitaks kaasa ja see propageeriks ja turundaks hästi, eks ju, meie Lionite tegemisi ja klubide tegemisi, nii et ega ei läinudki palju aega mööda, vaid mõned kuud ja siin ta nüüd on, nii et tegelikult väga hästi käivitunud projekt. Ja ma pean ütlema, et 8. juunist sai sellest esimest korda räägitud Pärnus Heidi sinuga ja täna on meil mis asi? 4. september. Juuli, august, no vähem kui 3 kuud. Mõttes tegudeni. Äge. See on äge. Seda me Lionid teeme. Ja minul oli ka. Ja natukene siin. Kuidas sul läheb ja mis sest saanud on ja siis ma jagasin ka oma mõtet, et ma siin teen podcast'e ja et sooviks ka liituda ja tahaks teha teist ka Lionitest podcasti. Ja siis sa võtsid mind kampa siia. Aitäh. Seda nimetatakse nii-öelda nagu innustamiseks, et kui midagi sellist vahvat ja ägedat on ees ja pakutav ja on võimalus, siis see inspireerib, eks ju, ja paneb sind loovalt mõtlema ja sa lähed sellega kaasa, sest et see ongi äge ja nii ongi vahva, et sa lähed uudsete teemadega ja uudsete võimalustega kaasa, et tuleb areneda ja liikuda edasi. Ja tõesti see on nii äge, me kõik siin Lionid on ju ja tegelikult on minu idee oli sellest, et kuulata, kuidas keegi on üldse jõudnud siia meie heategevuse liikumisse, mis on see sisemine miks ja jagada ka siis neid projekte, mis me teeme, on ju, et saaks rohkem nagu inimesed teada, mida teha, mida me teeme ja võib-olla mis on tehtud, on ju, ja ka see, et võib-olla kellelgi on idee, et saab midagi sarnast teha, on ju, eks ole?
Ja kindlasti ja otse loomulikult see on ju väga tähtis, on oma kogemuste jagamine. Igaüks otsib oma Nokiat, aga natuke saab ju kopida teistelt ja, mul on siukene elevus, just õige. Et see ongi see, et huvitavat on ju palju ja noh, ei olegi vaja iga kord seda jalgratast leiutada, sest sa võtad üle parimad praktikad ja sa rakendad selle nagu oma tegevustes, et sellest võidavad mõlemad pooled, need, kes annavad ja need, kes võtavad. Ja eriti äge on see, et sa ei pea ju ainult Eestis istuma ja oma neid ideid seal kuulama teist, vaid saad oma ideid ju üle maailma igal poolt, kus mida tehakse. Et kõike saab ju ka Eestis kasutada. See viib ka selleni, et me teeme ka üle videosilla intervjuusid ja võib meile tulla stuudiosse Heidi kontorisse või minu kontorisse siia ja võib ka üksinda tulla esindama oma klubi või siis grupina, et siukse väikse grupina, et ma olen teinud ka, kus on 4 inimest, olen intervjueerinud näiteks meie armas LC Tallinna. No ja vaata, Merilin, kui sinu tausta nüüd vaadata, et see sellises Lossi Häärberis, kus sina oled, sinna mahub loomulikult terve iga mitu klubi, et kes sinna ka ei tahaks tulla, et väga esinduslik koht. Nii et aga see on see, nagu, kuidas öelda, nagu see operatiivsus sellel kõigel on see pluss, et sa saad tõesti seda teha, kui sa just ei ole kellegiga otse nagu vestluses, siis tegelikult kõik on võimalik ja see on hästi lihtne, jah. Ja absoluutselt, sest mina ju tegin teiega podcasti episoodi, kui Siiri oli Soomes ja sina olid Vormsil, Ülle, kas polnud nii? Ma olen praegu selletki Soomes, istun oma koduterrassil. Ja Ülle on praegugi veel Vormsil Eesti Paradiis. Üks on Tartus ja teine Tallinnas. Ja minu üleskutse on siis, et tulge kõik kuulama podcasti ja jälgima meid, et meil on väga-väga hea meel seda teiega jagada ja teie arvamust kuulata, et me väga-väga soovime, et te saadaksite ka tagasisidet, kuidas see oli, võite kommenteerida meile siia video alla, mis olid kaasa võtud ja see üllatused, sest meil endal on ka hästi põnev see nii-öelda selle kingituse avamine praegu. Et no tõepoolest, et kui Merili ja Heidi on Vanad kalad podcastides, siis minul jumalast ausalt ütleb, minu süda sees väriseb. Ja kui me tegime minu podcasti, salvestasime, siis mu käed ka värisesid. See on nagu hullumeelsus sellist asja teha, aga näed, kõigest saab üle. Ja suure eesmärgi nimel on ju. Eks vaat sellised teatud mõttes ikkagi, sa küll tead, mis tuleb, aga see on ikkagi sinu jaoks natukene ootamatu, eks ju, olukord ja siis tulebki, minu meelest see ongi selle asja nagu veel eriline nagu pärl, et see on ehe, et kellel käed värisevad, kellel hääl väriseb, kellel silmad märjad on, et sa annad, sa räägid südamest, sa räägid tugined oma emotsioonidele, nii et see ongi kõige ehedam, et see ei ole ette valmistatud keep smiling, vaid see ongi täpselt nii, nagu ta täna tuleb ja praegu. Heidi, kas ma võin selle lausega tulevastele lionitele öelda, et ärge keerutage tooliga ja rääkige normaalse häälega? Jah, see tegelikult oli sinu kaasavõtt pärast seda episoodi salvestust, on ju? Jaa. Aga väga vajalik. Igasuguseid asju on jah, et tehnilised sellised apsud ja emotsioonid, kõik on nagu võimalik, aga me saame üle ja minu jaoks on see kõik motiveeriv. Muidugi. Et nii ju need kogemused tulevad ja tuleb ka julgus sellistest olukordadest nii-öelda, mitte välja tulla, vaid et sellest olukordi nagu tunnetada, et mida rohkem ma räägin, Siiri, et sa oled varsti AK juba tead saatejuht, sest mida rohkem sa sellist esitlust teed, seda kindlamaks sa muutud ja mina näen sinust potentsiaalni küll ja küll. Oi, ma tänan. Ja absoluutselt me ei valinud ka tegelikult tänast kuupäeva 4. septembrit üldse juhuslikult, et kuigi see tuli, et võiks teha 4. september ja siis tuli üks tore üllatus ka, on ju? Selle koha peal praegult on natuke jama, et me igaüks erineva maailma nurgas istume.
nii, aga ma igal juhul ütlen siis välja, et täna on ka Ülle sünnipäev, nii et palju õnne ja see ei ole lihtsalt sünnipäev, see on lausa juubel, ilus ümmargune juubel, nii et palju õnne meie kõigi poolt ja toogu see podcast palju uusi siis huvilisi laienite ridadesse ja palju rõõmsaid nägusid meie liikmetelt, kes siis saavad rohkem kajastust, nii et palju õnne. Aitäh ja siin on nüüd esimesed 3 sünnipäevalist mul, nagu ma saan aru, ja see oleks ju väga äge üleskutse, et peagi oma sünnipäeva ja juubelid läbi podcasti. Milline kokkuhoid. Aitäh teile. Ja. See on nüüd küll nüüd rumal, et me ei võtnud igaüks klaasi kaasa. No pole midagi, igastahes ma loodan, et kõik klubid siin ka kaaluvad seda esinemist, sellepärast et me jõuame väga paljude inimesteni ja kuidas sina saad kaasa aidata sellele jõudmiseni, on siis kuula seda podcasti, jaga seda sotsiaalmeedias, kui sa oled Facebookis või Instagramis või LinkedInis, pane need episoodid, jaga oma ajajoonel on ju neid. Äkki keegi tuleb sinu klubisse, uusi liikmeid me soovime rõõmsamaid, võib-olla rohkem heategusid saame teha, leida inimesi, kes tegelikult vajaksid seda. Sellel podcastil on väga palju potentsiaali. Ja just. Väga nõus. Mida rohkem abikäsi meie liikumises on, seda rohkem me jõuame ka häid tegusid teha igal pool. Nii on. Ja me proovime ka igale poole nagu jõuda, et mina neid postitan ülesse ja Raivo Vilbaste aitab ka mind kodulehe peale postitada, et need lähevad siis üles automaatselt YouTube'i, siis Facebook ja siis podcast'ide programmid nagu Apple Podcast ja Spotify ja sellised kohad. Jaa. Aga ma julgustan ka, et kuulake kindlasti meid podcastina, sest siis me saame ka Eestis podcast'e toppi, nii et siis leiame rohkem kajastust. Kõik usinad kuulama täna juba, jah? Ja värskes õhus kõndida praegu, ütleme nii, et suve lõpul, sügise hakul on ju imeline ja kuulata sellist toredat vestlust ja mõelda kaasa, et aga mida mina võiksin teha või millest mina võiksin rääkida või kuidas mina saaksin aidata. Ja teinekord saate ka rohkem tuttavateks, saame üksteisega rohkem tuttavateks siin laienid üksteisega ja võite julgelt ligi astuda teinekord ja öeldagi, et kuulasin siin podcastis, et räägime rohkem sellest, mis sa seal rääkisid, et võib päris ägedaid teemasid niimoodi välja tulla või ühiseid koostöid. Muidugi. Ma lähen oma põkslevat südant rahustama kõndides ja kuulates teist episoodis, ma ei ole ju teisi kuulnud. Just, mina olen kõiki kuulanud, enda omasid ja Heidi omasid, mina monteerin neid ja panen üles ja ma... Just. Merilin teeb kõike seda ägedat tööd ja siis ta kirjutab mulle, et olete nii ägedad ja nii ägedad, sa ütlesin, nii et Merilin on suur cheerleader siin. Nii et väga-väga tore. Aga siis lõpetame tänase laivi ja ma soovin kõike siis head kuulamist kõikidele ja aitäh, et te kõik tulite siia tänasesse starti. Nii et head kuulamist kõikidele. Ja palju õnne sünnipäevaks, aitäh! Palju õnne sulle, Ülle, ja suure aitäh, Heidi, et sa selle algatuse tegid ja suurim tänud, Merili, et et sa, Merilin, kaasa tulid. Ja, super. Aitäh teile ka. Tšau. Kõike head. Head. Kuulmiseni.